No tere teile kõigile, siin Kerngon ja me mängime jälle Tärsi. Et me jäime eelmine kord seisma, tegime väikse pausi levelil Ice Archers Only, almost. Ja ma vaatasin seda, see esimene campaign, mida me eelmine kord mängisime ja nüüd jätkame. Siin palju leveleid enam ei ole, see on mingi 4 tükki on. See on tutvustus, see tutvustab mängu ja mis siin pakkuda on. Ja nüüd me saame vikingitel koljult purustada minotauruste, suurte ambude ja Kreeka jumalatega. Et vahva, see on väga vahva. Mida, neil on kilbid, archerid väga head ja ilmselt ei, aga need on snake archerid. Nad maksavad ikka nagu korraliku summa. Ma võtan mingi 5 tükki. Ja siis ma teen oma kilbiseina nende archerite eest kaitseks. Siia taha. Võib-olla ma teen hoopis mingisuguse phalanksi. Nagu ühes eelmises levelis vastased tegid. Ma teen niimoodi. Ja siis ja paneme suvaliselt tüüpe siia vahele. Nii. Niimoodi peaks päris hea olema. Ma vaatasin ka siin kuskil peaks oota. Jaa, nii, C ja X on slow motion. Jaa, okei. Näe, nooled lendavad aeglased. Ja need jäätavad, noh. No see ütles Ice Archer, et jah. Aga meil on kilbid selle vastu. See on väga efektiivne. Aga kui nad pööravad ümber, siis need kilbid ei kaitse, tead mis palju. Noh. Ta on oda siin vibu vahel kinni. Mis siin juhtus? Siin on... Mine hea torge. Kui läks sisse sellele. No, see on esimene. Boars and Bears. Ei no, nad ei tee nalja. Siin on ka karunahka kandev habemik. Kes tegelikult... Ma ilmselt, et see on väga taktikaline eelis. Olla palju ülakehaga keset jäist talve. Ja ta on pikka kasvu. Tüüp on ikka tüüp on jah. Nojah. Tema vastu ilmselt võtame oma härja, saadame nende karula vastu. Ja ülejäänud, ja mis ma tahan seda seusi proovida. Seus. Ja siis võtame hoplaidid, kuna nad on oda ja kilp. Nüüd see on vist parem. Ja üks odamees. Niisama odamees. Nojah, nii. Ta hüppab sisse kohe. Ja siis äikese nool tuleb. Ja laseb mööda. Noh, see läks ka mööda. Nüüd see äikese nool nagu liigub ühelt teisele. No, oota. Jaa. Siis liigub edasi-tagasi. Ja mis see on? Jää lihtsalt või? See tüüp tegi seda või? No, tundub küll nii. Ta on suur. Ta on ilmselt tugev. Lõi jää lihtsalt maasest välja. See uus on väga hea. Tundub, et kirvekaru... Mis ta punane on? Ta on nagu mingi... See on ka vist mingi võime, ta on nagu viha. Foog tuleb peale. Ma arvan, et ta sai juba sellise šoki, et ta lihtsalt andis alla. Ja see uus võitis. Väga tore. No, mida muud arvada jumalast. Mis see on? Medium army. Ahah. Ei no jah. No kui nad järjestavad end niimoodi, siis ma ütleks, et ballistad. Meil on 6300. Me saame panna 2 jõusi. See on võib-olla halb idee, aga
ja siis 2 ballistat. ja väga palju rohkem me ei saa. Paneme kilbid kaitseks, kuna neil on jällegi nooled. Jäänooled. Nii, ma loodan, et ballistad lasevad lihtsalt otse läbi armeede. Ma ei tahtnud seda vajutada. Ta sai surma niikuinii. Kas ta kilpi jäi lihtsalt püsti. Ja ta ise haihtus. Ja enamus nende armeest on maas, vaata. Nad on... Noh, läheb pihta või? Läheb küll. Kui ei lähe, siis ei lähe. Kuidas see ei läinud? Kuidas see pihta ei läinud? See läinud millelegi pihta. Lihtsalt käe vahelt. Siit vahelt. Midas? Nojah. Ja siis teine asi ka. Nüüd need karunahamehed. Noh, laske. Lase. Sa lasid vastu jääd. Kas see ei jätkanud? Näe, ühe lasi maha. Siin on 2 karunahkset veel elus. 0 karunahkset elus. Väga hää. Nad tõid laevad. Ei no ja vesi on jääs, nii et kuidas muidu need laevadega liiguvad. Lihtsalt 2 tüüpi kannavad. No kui Zeusi äikesenooled põrkuvad, siis ma ütleks, et lihtsalt 3 Zeusi saab armeega hakkama. Näe, läheb ja siis see läheb ja pöörab. Ja laevad kukuvad ümber ja siit läheb veel üks läheb mööda. Aga see läheb pihta ja läheb ühelt teisele. Väga hää. Ma hakkan vaikselt pihta saama selle mängule. Vaata, laevad tunduvad olevat elektrikindlad. Mida need laevad õhupallideks muutusid? Need lihtsalt lendasid. Beginner Clubber. Ahah, no me see oligi introduction, kõik. Landfall, okei. No, võid ise pausile panna ja lugeda. Mina isiklikult ei viitsi. Nüüd läheb adventure. Nüüd läheb pikemaks. Tree tribe. Mis ongi lihtsalt koopa inimesed puude otsas või? Kui kukuvad maha, siis murravad oma kannad. No, meil on kõik factionid või? Mis meil kõik factionid lahti on? Teeme nii, et hoida asja huvitavaks ja enam-vähem ausaks. Ma võitlen factioniga sellesama factioni vastu. Et ma ei tohi kasutada mitte midagi, mis on nagu kõrgemal tribalist. Kuna me oleme tribalist praegu. Nii, no kui nad alla hüppavad, siis mammut peaks nad sisse tallama. Ja paneme lihtsalt odaviskajad tema ette. Et nood võib-olla saavad võtta kõik ülejäänud maha, kes ei hüppa alla. Ja vaatame, kuidas asi läheb. Noh, visake. Kas te viskate? Nii kaugelt saate visatud. Ja lendab. See läheb läbi. See ei lähe kilbist läbi ju. Ja see läheb vastu kilpi. Ja teine läheb ka. 3. Läheb ka nii napilt. Ja ta kukkus ümber. Ta sai vastu kätte ja sai surma. No see kole. Ja sa lihtsalt viskad mööda. No mammut teeb siin ikka tööd, aga... Ja ei mingi taga. Ta lihtsalt teeb tööd. Siis teeb üks oda. No see ei tee mitte midagi. Siis ilmselt ei läinud vastu. See ilmselt ei saa nahalegi pihta. Karvkate on lihtsalt niivõrd paks. Kui üldse midagi, siis see tüüp siin viskab oma enda mammuti pihta. Ja noh, nii see on esimene.
nüüd me oleme farmerite vastu, nüüd ma võin kasutada neid 2. Ja niimoodi see siis edasi läheb. Hay and pitchfork. Ja ma sain aru, see on see pitchfork ja see on see hay. Jaa, noh. Väga hea kunstitaju teil, aga ma ei usu, et see teid võitluses aitab võlujookide vastu. Või mis ma eelmine video ütlesin? Alkohol. Põhimõtteliselt on ju. Vastased saavad pihta ja komistavad igale poole. Ja ma panen omaenda farmerid, omaenda pitchforkid ette. Koos ühe harvesteriga. Ta nagu see peafarmer. Nii, vaatame, see armee. Kohutav, lihtsalt kohutav. Näen, et kõik juba kukuvad ümber. Nüüd loodame, et meie enda tüübid pihta ei saa. Millest ma üldse räägin? Loomulikult saab pihta. See on ju AOE või Area of Effect. Aga see harvest, ta teeb... No ta lööb mööda, aga nagu... Ta on surnud, okei. Aga ma ei tahtnud sind. Vaata, miks sa seal ees juba oled? Kuidas sa sinna ette said? Ma arvasin, et te viskate sind kaugemalt. Nii, ta on surnud. Enamus siin ikka veel lihtsalt kukuvad ümber, nad ei saa surma. Aga vaikselt saan, üks sai, kohe teine. Kommas järgi. Kastab neljas, näe see. 5, 6. Nagu õpiks numbrid uuesti. Videomängus. Ja meil on see täitsa käes. Võitan sama hästi kui meie. Ja kui me saame nad kaugele hoida, siis kõik korras. Nad proovivad sisse suunada. Noh, nad ei ole sama head kui halflingud selles. Just topime mammuti. Mida nende pulgad mammuti vastu teevad? Ja kui see ei tööta, siis Bone Mage töötab. Ja kui see ei tööta, siis töötab Harvester. Miski peab töötama. Nii, oi, neid on palju rohkem kui ma arvasin. Aga noh, ei ole midagi, millega mammut hakkama ei saa ega ju. Võib-olla tangiga hakkama ei saa, aga ma kahtlen, et siin mängus tank on. Nii. Final Destination Halfling. Miks on see Final Destination? See on ju üks esimesi. Levelid. Miks see... Ja ma saan kas panna 2 halflingut 2 halflingu vastu. Või võtta isegi midagi tugevamat. Kes ei oska kasutada oma teist kätt. Nüüd oskab. Ma pigem võtan miski, mis on tugevam. Ja ta kukkus surnuks. Kohe näha, et tugev pole vastus. Võib-olla loll on vastus. Ta lollim, seda tugevam vist. Käib nii või? Ei tea. Üks surnud, üks veel. Ja sa lööd tast mööda. Ta ei ole nii lühike ka, okei. Jah, ma arvan, et saad ikka pihta. Vastu puusa saad ikka. See on piisavalt, et lüüa üks pooletoobine pooli inimene maha. Nii. Kõige väiksem armee. Noh, arvuliselt mitte nii väga. Suuruselt pigem. Okei. Mammut on liiga klišee. Ma seda ei kasuta. Pigem kasutan midagi huvitavamat. Wheelbarrow. Eelmine kord seda kasutamine väga nii hästi ei läinud. Loodame, et see kord on teistsugune. Mis nad teevad? Nad lihtsalt jooksevad sisse. Oota, ma vaatan. Nii, neil on üks tavaine farmer.
kas neil on üks habemik? Mis ta teeb? Kus need õunad? Ahaa, kas see habemik viskab õunu või? No me ei saa teada. Ei, see on mingi afroga tüüp, kes lihtsalt jookseb. Ma tean, ta jookseb kiiresti, aga ta jookseb otse vette. Jaa, habemik viskab õunu. Pole just kõige efektiivsem. Aga noh, teeb asja ära vist. Mis siin üldse toimub? Näe, ta sai kärvult maa ja nüüd ta lihtsalt seisab kaugel ja loobib. Ja nüüd isegi tapavad. Ei saa öelda, et ma olen üllatunud. Võttes, et missugune mäng see siin on. Kas nad on ikka veel seal sees? Mis nad teevad seal? See on kõik ilus või? Siin on nüüd nad juba. No, nemad siin tunduvad olevat surnud. Arvan uuesti, ei ole nad surnud kuidagi. Ja kui ta kaotab oma käru, siis ta lihtsalt hakkab vehkima. Mis see sina, sa viskasid õuna? Oi, ei tahaks tõesti sellega pihta saada. Mida nad peaksid tegema, lihtsalt jooksevad kalju otsast üle. Ma saadan midagi kiiret siis. Ma ei saa. No ma saadan siis lihtsalt 3 vibumeest. No samal ajal kui see juhtub, ma pean aega loobima, ma lihtsalt vaatan ringi. Ma imetlen mappi, okei, ma imetlen mappi. Need puud on väga nagu huvitavad. Jaa. Nii. Okei, too on vist võib-olla ühe teise video teema. Või mis? Te olete alles siin. Okei, no ma panin aegluugi neid ja. No nii, ma juba ootan, kuni te alla hakkate jooksma. Tundub, et ma ei pea kaua ootama. Jah, lihtsalt jooksku ma surma. Mõni siin ikka veel mängib või? Noh, mitte kaua. Nii, okei. Oota. Ahah. Olgu. Nii, mis see on? All the bones. Kõik kondid. Kõik luud. No mõni on ikka üpris väikene. Ja mõnd lihtsalt ei huvita tuli. Tuli on alamvõim nende maagia vastu. On see maagia? Ma ei tea. Me oleme miskipärast jälle Tribalis, ma ei tea, mis toimub. Siin on need mingid secret, seda ma ei hakka kasutama. Sest ma pole leidnud neid secreteid. Nii, me võitlesime medieval, nii me võime kasutada medieval, nii ma lihtsalt bombardin nad katapultidega. Ja peaks olema päris efektiivne. Võttes, et nad on väga tihedalt koos, näe, mis ma ütlen. Aga need kõik sihtisid ühele poole. Ja nüüd neid tuleb veel. Ja nüüd nad löövad su maa. Kui selles neid ennem ei löö. Mis tundub, et sa ei saa neid löödud maa. Ja kuidas ikka katapult lööb? Ma taganen ühega. Kui ma saaksin. Ma saan. Ta tuleb järgi. Aga ta püsib kaugel, sest ta on kaugvõitlus. Aga ma lasen mööda. Nüüd ta laseb mind ja ma saan surma. Okei, ei olnud katapultid vastus. Võib-olla 2 kõige rohkem. Mis ülejäänud lihtsalt archerid. Mitu rida isegi. Nii, kui katapultid ei tööta, siis vibumehed küll töötavad. Tean mis? Ma muudan oma strateegiat. Ma saadan vibumehed pärast katapulte. Sest siis katapuldid saavad oma töö ära teha ja koristada kilbimehed eest ära.
näe, ja siis vibumehed lasevad kõik oma nooled vastu ühte ainsat keebimeest, kes ellu jäi. Ja siis me võidame. Väga hea, väga hea. Mis on Final Destination Club. Ja me võime kasutada klaabi. Või klaberit. Tundubki vaevalt ainus. Kui ma possessin baardi, kas siis minu tegane automaatselt jookseb minema? Tal on rünnak. Ta lihtsalt vehib oma banjoga. Okay. Nii ma hüppasin alla. Ja ma sain surma. Ma tahan proovida baardiga seda tüüpi tappa. Ma tean, see on absurdne idee, aga noh. Kuidagi ikka töötab. Ma sain Peacemakerist, ta tappis iseennast. Vau. Noh, kui Peacemaker, see on the tiniest attack. Ja nad tulevad siit kõrvalt. Aga nad peavad tulema siit täitsa. Ja me jääme neid ootama. Suure huviga jääme neid ootama siia. Tegelikult koos ühe rüütliga. Ja väga hea. Ja siis siin on ka neid hunnik, näe. Ma saatan 2 rüütlit siia koos vibumeestega. Väga hea. Tegelikult ma isegi... Oi, neid on palju rohkem tagapool ka. Te tulete minu platsi poolele. Noh, peasantid. Alluge kuningale. Ma teen jumala tööd siin. Okei, ärge küsige. Ma teen jumala tööd. Te väärite surma. Sest te ilmselt tegelete kahtlaste tegevustega. On siin veel kedagi? Ainult minu sõber, okei. Ja vibumehed said ülejäänuga hakkama. Väga tore. Mis siin on? Bread and butter. Mis see tähendab? Nad võtsid kõige soodsama tüübi igast factionist. Peale baardi, kuna baardi ei saa võidelda. Või siis nad võtsid kõige esimese nagu melee tüüp. Kuna Halfling on siin esimene. No, kasutame siis kuningas. Paneme kuninga. Teeme, siis ma võtan kontrolli, ma tahan ka midagi teha. Väga hästi juba. Ma saan haiget vaikselt. Mitte vaikselt, isegi päris ruttu. Ma saan päris ruttu haiget. Kes nii palju haiget teeb siin? Mis farmer? Farmer tappis ära või? Ei no jah. No kui see ei tööta, siis paneme lihtsalt katapulli koos 5 squire'iga. Vot nii. Katapult laseb mööda. Teeme siis. Teen ise lihtsalt, et see ei laseks mööda. Oh, täpselt keskele pihta. Väga hea. Ja ma ise taganen. Terve minu armee sai surma. Ma ei hakka isegi lõpetama. Ma tean, et me kaotame. Bone Mage, kuidas ma oleks võinud unustada Bone Mage'i? Mis protektori, nii on ilmselt palju elupunkte. Nii, see peaks olema parem. Tean, tegelikult, kui ma panen Bone Mage'i kaugemale ja siis lasen vastastel tulla nendele kallale, kõik kokku pressida 11. Eks ju, nagu ühte kohta. Siis peaks paremini töötama. See on äkki veel nagu naarmaga. Naljakas. Näe, nad on kõik koos ja siis Bone Mage teeb palju paremini. Ja jälle koopa inimestel on väiksed pead. Aga see too pea oli eriti väike. Ma arvasin, me kaotasime. Sina jäid ellu. Ja sina kohe kindlasti ei jäänud. No jah.
on neid Wallwielders, kes need on? Ma saan nüüd, need on need berserkerid või? Tegelikult, kuna me oleme nende vastu juba võidelnud, siis ma võin kasutada Ancient'e ka, kui ma tahan. Aga meil on Valküürid ka, Ice Archer on parem. Panen Brawlerid ette. Mitte nii palju. Natukene. Ice Archerid. Ja üks Headbutter. Jookseb sisse. Ahah, need hüppavad. Ja nad, ma ei usu, et need külmutatud hüppavad väga palju. Need chieftainid, nad on natukene tugeva võitu. Neil on palju elupunkte. Need archerid laevad väga ruttu. Nagu laevad väga ruttu. Ma lasin mööda. Kuidas ma mööda lasin? See läks pihta. Oi, ta tuleb lähemale. Aga ta ei saa väga kiiresti tulla, sest ta on jääs põhimõtteliselt. Jep, üks veel. Okei, Final Destination Farmer. Meil pole palju võimalusi. No, kuidagi teeme ikka ära. Ma kaotasin. Aga pära, lähme uuesti. Seekord palun ära kuku alla. Ära sa parem... Jah, las teine kukub. Täpselt. Jälle. Farmerid on kunstnikud. Nad tegid vikati tüüpidest. Tegid vikati. Võib-olla teeme niimoodi, et see on viimane level. Siis vaatame järgmine kord, mis veel teha. Võib-olla otsime paar secret unitit. Nii, mis veel? Sigame natukene armeesi kokku ka. Paneme mingi ühe katapuldi. Siis me paneme tavalised archerid. Paneme siia. Ja siis me võtame farmerites, paneme 2 potion sellerit, igal pool potion sellerit. Ja siis me paneme chieftainid ette, kuna nad on väga tugevad. See longship. Ei ole väga long, aga no jah. Nii, katapulti oma töö. Väga hea. Ja laevad, nad lihtsalt loobivad neid laeva maa. Siis on aerudega tüübid vehivad aere. Katapult laseb veel ühe korra. Hipumehed teevad oma tööd. Sama ka alkoholiloopiad. Siis need olid harvesterist ja nad on päris tugevad. Üllatavalt tugevad. Aga no katapuldi vastu ei saa. Väga miski. Nii, jääme siis siin pidama. Loodan, et teie meeldis. Ja näeme varsti jälle.